Tere pühapäeva liiga vara hommikust. Kell on 7:28, ma arvan, 7:30 läheb buss. Ja ma olen Tallinna bussijaamas ja me lähme Tartusse, sest Tartus on kogumikpäeviklaste festival. Mina kui kogumispäeviku veteran võtan sellest osa. Lähme otsime oma bussi üles, meil ei ole üldse aega tegelikult lobiseda, praegu pärast räägime. Parim, mida ma suutsin hommikusöögiks saavutada 2 minutiga. Mul on veits aega, enne kui ma pean olema kuskil. Nii et ma mõtlesin, et ma vastan mõnele küsimusele. Avalikus kohas filmimine. Mis oleks töö, millega sa vaimselt või füüsiliselt ei saaks hakkama? Ma arvan, et neid töid on palju. Ma arvan, et see on nagu nõme vastus sellele küsimusele, aga kõik palgatööd. Ma olen nii kaua olnud iseenda tööandja. Ja mulle tundub, et sellise loomingulise ja natukene, ma ei tea, natukene on võib-olla mingid autoriteediprobleeme ka. Ühesõnaga, ma ei kujuta ette kellegi alluvuses töötamist tänasel päeval, sellepärast, et mul on hästi raske toime tulla nagu kohustuste ja deadline'ide ärevusega, kui ma olen kellelegi midagi lubanud. Ma võtan enda peale liiga palju, ma ei oska öelda ei, ma ei oska väga hästi oma aega planeerida ja selline inimene ei saa väga hästi meeskonnas või kellegi alluvuses töötada, ma kardan. Küll aga ma teeksin väga hea meelega sellist nagu füüsilist nii-öelda lihttööd, et need oleks lihtsad tööd, aga sellist tööd, mis on, ma ei tea, ma oleks hea meelega baarida või turul müüa. Ma võiksin teha edukalt sellist tööd, mis on niimoodi, et kell 9 algab tööpäev ja kell 5 lõpeb ja sa ei pea tööd koju kaasa võtma. See tundub mulle nagu mõnus vaheldus, aga ma ei kujuta ette, et ma oleksin väga hea palgatöötaja. Mulle sobib see loominguline aspekt, et ma saan õhinapõhiselt töötada, sest ma olen väga õhinapõhine ja mul on perioodid, kus ma töötan ööpäevaringselt ja siis perioodid, kus mul ei ole inspiratsiooni ja motivatsiooni ja ma ei tea, kuidas ma seda palgatööl rakendaksin. Vot nii, aga lähme otsime selle autovabaduse põiestee üles ja lähme vaatame, mis see üritus endast kujutab. Mul on päris põnev ja ootan, et kõigiga kohtuda. Katit, kellega koos me seda oma vestlusringikest peame, ei ole ma kohtunud 100 aastat, nii et lähme vaatame. Instagramis me oleme sellel teemal pikemalt rääkinud. Minu profiilil @miunaator on highlightsid, kus on need juulikuised küsimused ja vastused kirjas. Aga selline küsimus, et kuidas ja kus sa uue kallimaga kohtusid? See oli vana hea Tinder. Ja me kohtusime esimest korda vanalinnas, Raekoja platsis. Ja siis me tegime ühe dringi Sesselis ja siis läksime kirikusse kontserdile, kammerkoori kontserdile. See oli väga kummaline esimene kohting, aga täiuslik esimesest hetkest peale. Võt nii. Kui ilus ja armas on Tartu? No minu meelest ikka väga. Ilus pusa! Mina tahan ka... Kes senti ei korja, see eurot ei saa. Tõde. Kogumispäeviku vanasõna. Väga ilus. Ühesõnaga, meie tilgike on siin. Oi, kui hubane ja armas. Laaternakesed ja palmikesed ja... Siin me saame endale mikrit külge. Tasuta iPadi saab ka. Väga hea. Vaja, seda ei näpi igaks juhuks. Sain endale oma kogumispäeviklase pusa selga. Varsti paneme mikrit külge ja siis hakkame loodetavasti tarka juttu rääkima. Ilus ilm on ja tundub, et ilmataat ka soosib seda pühaüritust. Nii ma siin istun ja ootan, siis ma vastan ühele küsimusele veel. Lihtne ja kiire.
mis firma meigitooteid kasutad? Mul on siin mingi massiivne jurakas. Ma mõtlesin, et kui inimesed küsivad, mis mul seal on, siis ma hakkan ütlema, et ma osalesin raskes mootorrattaõnnetuses ja kukkusin näoga asfalti. Aga tegelikult ma lihtsalt obsessiivkompulsiivselt nokin oma vinne. Ja see on nüüd 2 nädalat selline olnud, sest ma lihtsalt hävitasin selle. Aga mis meigitooteid puudutab, siis Gaia on ilmselgelt minu lemmikbränd. Enamus tooteid, mis ma olen neilt proovinud, on väga head. Viimased lemmikavastused on näopalett, mis on nagu hea viis osta kõik need põhitooted, bronzer, kontuur, põsepuna ja highlighter ühes komplektis. Väga head, hästi lihtne on hajutada, hästi lihtne on töötada nendega. Kulmu selline nagu lainer, kulmupintsel, toote nime ei mäleta peast ja kulmukeel on ka väga head. Ja siis need näospreid. Ostke natuke korraga, sest need on päris kallid, või ostke sõbrannaga kamba peale, siis saab tasuta saatmisega. Aga pean ütlema, et ei ole nendes toodetes pettunud ja saan sellise terve ilusa ühtlase kuma ja jume, mis mulle meeldib, kui see välja arvata. Aga okei, lähme mikerdama. Raha. Juuksi jäid kinni. Entusiast ja kogumispäeviku siis veteran võiks öelda, et tema on siis aastast 2018 teinud väljakutseid seal kaasa. Kati mäletab minu elu kohta kõike oluliselt paremini kui mina, ma olen sellest aga tänulik. Tõsi, me tegime väljakutseid kaasa, meil oli kogumispäevikus, kui mina kogumispäevikuga liitusin, siis tol aastal me võtsime siis eesmärgiks teha neid väljakutseid ja esimene oli see 50 eurot nädalas. Ma mingi 85% kordadest saaks täielikult vältida voltimist, kui ma ei oleks nii laisk. Et see on, Mirjam oli laisk lahter nagu. Et sellest on nagu hästi palju abi, isegi kui ma teen seda vahepeal mõnikord, isegi kui võib-olla mõni kuu ei ole nii põhjalik, siis lihtsalt see, et ma nagu mingigi ülevaade on mulle hästi suureks abiks. Minu nagu mõte on see, et iga kord, kui mingid toiduainet on kas juba maitsestatud, juba kuidagi küpsetatud, siis see ring nagu asjadest, mida sellest valmistada saab, muutub kitsamaks. Et näiteks, kuna meil on praegu nagu koriluse hooaeg, on ju, et siis võib-olla selle asemel, et teha oma mingisugune 20 liitrit harjumus pärast lechot, on ju, et meil on kõigil sügavkülmikud näiteks, või maasikамoosi. Pane maasikad sügavkülma, siis sa ei saa neid mitte ainult süüa pudru ja pannkoogiga, vaid sa saad neist teha smuutisid, kooki, mida iganes on ju, või toormoosi siis, kui sa need üles sulatad, et ikkagi saab seda moosi. Suvikõrvits on ju, et kui sa nagu oled, et suvikõrvits sa uputus on ju, sa ei tea, mida nendega teha on ju, et võib-olla siis ka seda ei peaks riivima selleks 100 liitriks lechoks, mis on veel 2016. aastast sahvris alles on ju, vaid võib-olla hakkida ja panna sügavkülma, koos näiteks porgandi ja muude asjadega, et teha ise selliseid köögiviljasegusid, mida lihtsalt otse nagu portsjonina täiesti harilikud, mina kasutan täiesti harilikku taimeõli, on ju. Et ei ole tegelikult mingit põhjust, kui sa paned törtsuõli pannile lihtsalt nagu selle tänetelt libestamiseks, see kõlab nii valesti. Et siis ei ole vaja panna oma kõige kallimat neitsi oliiviõli sinna, see ei anna mitte mingisugust efekti, on ju, et salati peale võib-olla tõesti panna oliiviõli, aga kui see praeti, see harilik rissorapsiõli, on ju, no või siis mingisugune mahealternatiiv, mis on veel parem, aga taevas teab, et mahedieeti pidades raha säästa on keeruline, aga samas, kui sa jällegi ei osta üleliigselt, vaid ostad ainult seda, mida sa sööd, siis on palju lihtsam oma lauda kujundada mahedaks ka. Eetel! Tšau! Minu esinemine sai läbi, Eetel, kuidas mul läks? Mega hästi, nii palju häid nippe tuli. Mulle tundub, et ma räägin alati sama juttu kui ja väga oluline ka neid väiksemaid siia kuulama tuua. Jaa, on jah? Jaa. Ja need sai ka targaks. Ühesõnaga, mul saab tegelikult aku 2-1, ma proovin telefoni peal edasi filmida, aga me lähme nüüd hommikust sööma, sest hommikusöögini me pole veel jõudnud, ainult hommikukofini. Õues oleks minna istuda, ma mõtlen. Meile käisime Kettariga pahaldel. Muidugi saab. Ma lähen teel kohvi. Okei, tubli.
Töötab jah? Töötab. Juuksed töötavad hästi. Hoia veel, hoia. Panen jälle vahepeal märgu sisse. Gorgeous. Lihtsalt gorgeous. Ma mõtlen, et mis me teeme? Pilti? Ma võin nad kõik asju võtta. Võtta jaa, see on hea mõte. Nii. Ja, sulle. Jaa, see on väga hea, sest kedagi teist siin ääre peal istuma ei pannud isegi. Mul on mingid random need. Anna mulle üks mango papaia, palun. Balsam või... Balsam. Netubalsam. Šampončik. Šampončik nadada. No, et... Извините. Ei ole. Nii. Tahaks nuusutada seda ilma, et siin üks pidurista neile. Nii, vaata. No mitte kõige perverssem nuusutamine, ma ütlen. Täiesti okei. On ulevaid olnud, on ju? Olen ulevaid näinud. Kellegi jalgu nuusutaks, oleks sulle. Oota, tal on juuksed kõik siin taga peidus. Kõik tahavad näha neid. Siin on kõik üleliigsed juuksed. Asju. Tore. No, kuule, õige koera tagumik ka. Aga äkki peseme loore ära äkkiga? Jah, on jah. Saate täiesti uue selle sihtgrupi endale. Koera omanik. Ma olen kusjuures mõelnud koera šampooni. Aga miks mitte? Tegelikult. Üles alla peale. Vaata mu tisse ei mul. Otsid, mida vaadata, näed. Siin on kõik. Ma korra tõmban selle sildi välja, vaata kuidas ta ilma selle põlemiseta värguga on. Ära astu peale. Nii, vaadake, ma lülitan vahepeal välguga väljas praegu niisugune väike. Palun, tööta. Helen. Tšau. Magamistuba on muutunud fotostuudioks ja ka einelauaks. Ma sisse juhatada seda püha üritust ei jõudnudki, enne ma olen nüüd jälle puhtaks pestud. Ja riided on vahetatud. Aga meil oli näki pildistamine, sellepärast et siis kui teie seda vaatate, seda videot, siis on launchimas meie täiesti uued tooted, millega me oleme kaua nokitsenud ja mille üle me oleme väga uhked ja mis on väga ägedad, nii et siis me tegimegi natukene pilte. Me lähme ka septembris toimuvale ilumessile näkiga välja, nii et nüüd meil on, see oli nii tore minu meelest, kõigil oli hästi tore, meil oli hästi hea vibe. Ma valisin täiesti ideaalsed näkid meile pildistamise jaoks minu meelest. Ja meil sai väga palju nalja ja kõik sujus mega hästi, Ulrika on suurepärane meie fotograaf. Nii et great success, ma arvan, ma jagan neid pilte, kui need valmis saavad, aga praegu olen juba rahul. Seal on Helen, peab kodukontorit. Siin oli korralik, on siiamaani korralik loominguline kaos vahepeal. Ostsime spetsiaalselt need valged hommikumantlid ja rätikud pildistamise jaoks. Mul on uus voodipesu, ma panen selle peale ja siis ma näitan teile.
Votex saatis mulle kingituseks uued voodipesukomplektid Mako satiinist ja see on nii mõnus. Ta on nagu puuvillane, ta ei ole liiga libe, aga ta on nagu siidine ja nii hea. Külm. Armastan seda materjali nii väga lihtsalt. Natuke raske on siit nüüd püsti saada. Votexis kõik voodipesud valmivad Eestis käsitsi ja kui sul on näiteks mingi X, mul on ühed padjapüürid, mis on mingi padjad, mis on mingi X mõõdus, mille peale kuskilt ei saa õiges mõõdus padjapüüre, siis nad teevad sinu erimõõdus asjadele ka nagu tellimuse peale. Lihtsalt ütle neile, mis mõõdus sa tahad, nad teevad ülihea. Armas väike firma, paindlik ja vastutulelik, meeldib. Ja see materjal nii meeldib. Ma võtsin selle ilusa helesinise. Tõesti on ilus värv. Ja siis selline sügav smaragdroheline, mega ilus ka jällegi, niisuguse koti sees. Siin ma ei saa, no kuidagi ei tule see värv läbi, aga see on tegelikult natuke sinisem, kui teile paistab ja see on niisugune ilus smaragdroheline läikiv. Hästi kena. Sellised väikesed reklaamiminutid, väga soovitan. Ja kummiga lina tegid ka õiges mõõdus mulle. Nii et check it out, Votexi koduleht. Panen siia ekraanile. Tõin noorperemehe lasteaiast ära vahepeal ja meil on nüüd, ostsime oma viile selle ühendamise jubina. Ja nagu te kuulete taustalt, siis mis teed, Uku? Hüppan, ma ei saa praegu üle. Mida sa mängid? Marjat? Mida, miks see? Praegu ütlen hoopis. Kuni kortanud. Joo, mine natuke tagasi. Ja nüüd mine sinna õigele poole, kuhu sa tahad minna ja hüppa samal ajal. Kui emmel on olnud päeval fotoshoot, siis laps sööb õhtusöögiks. Pannukaid. Ja Thank you. You're welcome, love. Natuke kuumad, kahvliga. On singijuustu ja kanapaprika pannukad. Aga nad võivad siis saada nendest räpasega. Räpaseks millest? Sellest kastmest või? Kastmega kokku sa tahtsid öelda? Vist räpaseks ei lähe päris, on ju? Ma mõtlesin, aga magusad need ei ole, need ei lähe rüvedaks. Arusaadav, jah. Magusaid meil ei ole praegu kahjuks. Jah, aga need on väga hea, mulle meeldib. Mulle ka meeldivad. Ma toon endale ka. Äkki see oli lihtsalt niimoodi tehtud, näitleksid niimoodi. Ilmselt see oli tehtud, et nad näitleksid niimoodi, aga see oli võib-olla mõeldud isegi nagu naljana. Võib-olla nad tahtsid lastele nalja teha. Mis sa arvad? Ma tean, jah. See oli naljaetendus, mäletad, et alguses nad tegid naljakat laulu ja see oli naljaks. See oli naljaks mõeldud, et lapsed naeraksid, on ju? Naljaetendus. Kuidas maitseb? Lähemale sa potsatad nüüd. Tere tulemast meie õhtusöögilauda. Kus Elli on? Ta ei ole tulnud. Ta on Lili juures. Nad kõnnivad siia poole, Lili tuleb ka meie juurde mängima. Tere hommikust. Tere. Tere hommikust, Uku. Hommikust. Mis meil hommikusöögiks on täna? Varjutrüütlid. Kuidas on? Väga hea. Praegu kätega on praegu võiks, seda ei ole. Mõnus või? Oota, me ehitame, kuidas me kukume selline. Jaa, ikka, muidugi. 2, 1. Mõnus või? Jaa, tule ka. Jaa, tule ka. Sa võid riietega ka tulla. Ma pean tööd tegema. No muidugi ka ei. Kas te ütleksite, et bassein oli hea ost? Jaa, oota mulle. Jah. Tšekkige palun seda. Eriti hea Virsiku aasta on tänavu. Nii armsad karvased ja pehmed. Ja neid on tänavu nii palju. Puualised lookas virsikutest. Ja tundub, et kaua enam ei lähe, kuni nad valmis saavad. Suvikõrvitsad panevad hullu, nagu ikka. Me oleme juba täiega korjanud neid siit, aga siin toimub tohutu
suvikõrvitsa tootmine. Triibulised on ka. Ja siin on veel üks tumerohelistega. Liiliad on ilusad. Lõvilõuad, need panin siia tänavu. Väga nunnud. See on üks parimaid oste elus üldse. Ripkiik. Siin on nii mõnus hängida terrassi peal selles, kui õhtupäike peale paistab kukupesast. See on reklaam. Ja roos. Paneb räigelt hullu. Kasvuhoones on natuke kuiv olla. Pole väga jõudnud kasta siin viimasel ajal. Need on Ungari paprikad valged. Need ka. See on siin Fiskarsi selline vaakumprits, mida ma hoian siin, sest lehetäidele millegipärast õudselt maitsevad paprikad, mis on neist nõme. Ja need peaks olema jalapenod. Black cherry kirstomatid, meganjamad. Nii magusad. Kirstomatide osakaal on tänavu oluliselt suurem kui suurte tomatitega, mulle ausalt öeldes nii meeldibki. Hästi maitsevad. Jama. Okei, ma pean tegelikult tuppa tagasi minema tööd tegema. Okei, üks veel. Nii magus, nii hea. Mul on ju veel küsimusi siin, millele ma lubasin vastata. Ja siin on 2 tükki, mis käivad kokku. Üks on, kuidas sa üksi maja haldamisega hakkama saad. Ja teine on, kas mul on plaanis teha majal küttesüsteemi vahetus. Mõlemad väga head küsimused. Ma ütleks, et ma saan hästi hakkama. Muidugi on üksi nii suure maja üleval pidamine ja laenumakse tasumine, see on nagu suur summa, aga ma olen kõvasti töötanud viimased väga palju aastaid, et mul oleks võimalik seda teha, et mul oleks võimalik oma 2 jalal seista ja sellega hakkama saada ja ma tunnen, et ma pean sellega hakkama saama, sellepärast, et ma olen mõelnud nii üht kui teistpidi, aga mul on väga raske sellest või loobuda sellest kodust, sest ma olen siia pannud kogu oma hinge ja nii palju aega ja nii palju vaeva ja meile meeldib siin. Muidugi on nüüd, kuna kõik lepingud ja asjad tuli ümber teha minu nimele, siis muidugi need elektri- ja gaasihinnad, mis nüüd kehtima hakkasid, on kordades kallimad ja ilmselt see tulev talv tuleb natukene ilmselgelt keerulisem kui varem, aga ma usun, et vähemalt ma püüan hakkama saada. Küttesüsteemi vahetusest ma mõtlesin, võtsin ka pakkumisi, aga kuna elekter on ka hetkel kallis, ehk siis alternatiiv oleks gaasiküttele siis õhk, vesi, soojuspump. Et oleks ainult pump vaja välja vahetada, aga kuna elekter on ka tegelikult tänasel päeval päris kallis, siis kogu see vahetus antud hetkel, küttesüsteemi vahetus läheks maksma ka nii palju, et ehkki sellel oleks nagu, ehkki seda nagu võiks teha ja saaks teha, siis see ei pruugi olla praegu nagu tasuvam kui gaasi peal edasi minna. Aga kuna majal on õhkküttekamin ka, siis ma varusin talveks küttepuid, nii et äkki saab kuidagi kombineerida neid 2, et hakkama saada. Aga vastus sinu küsimusele, kuidas ma hakkama saan, on edukalt, on asju, mida ma ei jõua. Näiteks mul on suur aed, mis on ka tarbeaed, on ju, ja seda tarbeaia värki ma olen niikuinii alati ise majandanud. Aga on mingeid asju, millel ma lihtsalt lasen minna ja üritan nagu kuidagi laadnalt võtta, et kui ka mõni peenar kasvab sööti või kui ei ole alati muru, ei ole golfimuru, vaid on natukene pikem, et siis ma ei ole enda vastu liiga karm, et üritan anda endast lihtsalt parima ja ma arvan, et see õnnestub nii. Aga üldiselt ma naudin seda kõike, et ma ei ole väga siuke, tahaks reede õhtul peole välja viikendile minna, ma hullult naudin oma aias nokitsemist ja
Orkiias kiikumist ja sõprade külla kutsumist ja see ongi, ma olen väga kodune inimene, väga kodukeskne inimene ja see on see elu, mida ma tahan elada. Ja kui ma tahan seda elu endale ja oma lastele võimaldada, siis ma pean lihtsalt kõvasti tööd tegema ja sellega lihtsalt hakkama saama. Seni on õnnestunud, aga eks näis sellepärast, et kuna majast nii-öelda pool on ainult minu oma, siis mul on vaja võtta selle sügisel, kui maja ostust möödub 2 aastat, siis mul on vaja see teine pool ka välja osta ja selle jaoks mul on vaja võtta väga suur pangalaen ja see kõik hirmutab mind muidugi, sest et üksi on ikkagi üksi, aga üksi ongi selles mõttes hea, et elus ongi ainult üks inimene, kellele loota ja see oled sina ise ja ma proovin endale ja oma lastele tõestada, et ma saan sellega hakkama. See on parim, mis ma teha saan. Natuke rohkem kui nädalake ja mul on vahepeal olnud korralik sotsiaalmeedia detox ja kui ma ütlen korralik sotsiaalmeedia detox, siis ma olen rullinud ikkagi vahepeal TikToki, mis on nagu needus. Ma suutsin TikTokist olla eemal päris tükk aega ja mõtlesin, et ma ei saa nagu mõõdukalt seda ju kasutada. Tegime Kukupesale TikToki ja siis sattus minu telefoni ja siis see neelas mu endasse ja ma ei tea, mis must saab, aga muus osas me oleme teinud selliseid noorte inimeste suveasju, ma olen saanud, me käisime Haapsalus Nick Cave'i kontserdil. See oli korralik sõpruskonna reunion, sellepärast et kõik inimesed, keda ma muidu peaaegu kunagi ei näe, või meil on eraldi elud, me oleme täiskasvanud inimesed, me näeme harva, siis seal olid nagu kõik korraga kohal ja me läksime ka. See oli nii mõnus. Kontserdi käisime õhtusöögil Rados, siis käisime kontserdil, siis käisime Viigis ujumas ja siis istusime sõbranna juures ja nautisime suveõhtut ja siis järgmisel hommikul, see on see, siis ma tegin seda ja siis ma tegin seda ja siis ma tegin seda, mul ei olnud kaamerat kaasas ja mul ei olnud ka tegelikult huvi, mul ei olnud ühtegi pilti, mitte midagi, ma lihtsalt nautisin ja siis me läksime, hommikul käisime spaas, Hestia spa on ülimõnus, nagu üllatavalt mõnus spa, üks minu meelest mõnusamaid, kus ma Eestis käinud olen. Ja siis me terve nädalavahetuse lihtsalt sõime, pikutasime, nautisime ja ma olen puhanud, ma olen valmis täiega tööd tegema praegu, ma olengi teinud. Juba nüüd ma võtsin oma hommikukohvi ja ma mõtlesin, et ma saaksin seda vlogi teile näidata, siis ma võiksin selle kokku monteerida. Ma ei tea, kas ma peaks vabandama selle pärast, et ma olen kammemate juustega kodukleidi rääbik praegu. Aga tegelikult ei pea vist selle pärast, et ma ei saa, keegi meist ei ole kogu aeg hammasteni üles löödud, nii et ma arvan, et see on normaalne. Mulle meeldis see küsimus, sest see on hullult huvitav teema minu jaoks. Kuidas on üle aastate jälle tunda seda laadi liblikaid? Proovin mitte väga kauaks jaurama jääda sellel teemal, aga kui ma kohtusin oma inimesega ja selleks hetkeks, kui me kohtusime, me olime juba nii palju rääkinud ja ma teadsin, et ta on minu inimene ja ma teadsin, et ta meeldib mulle. Aga kui me esimest korda kohtusime, siis mul oli korraks tekkis tõsine mure, et appi ma ei tunne liblikaid. Ma nii tahaks, et ta mulle meeldiks, miks ta ei meeldi mulle nii, nagu miks ma ei ole armunud ja ei tunne seda, mida ma tean, et ma peaksin tundma. Ja siis läks aega mööda ja ta hakkas mulle meeldima veel rohkem ja veel rohkem ja veel rohkem ja mul oli temaga nii hea koos olla. Nii turvaline, nii lõbus, nii äge, nii hea rääkida maailma asjadest, aga ma ei tundnud liblikaid. Ja ma olen sellest nüüd, kõiges selles eneseanalüüsis olles aru saanud, et liblikad on ärevus ja liblikad on see hirm, mis tekib, kui me muretseme, kas me kellelegi meeldime. Ja liblikad ei pruugi olla üldse hea märk tõelisest
tõelisest armastusest ja minu puhul peab see paika, sest ma tunnen, et ma ei pea olema keegi teine. Ma tunnen, et ma ei pea ennast näitama mingisugusest küljest. Ma tunnen, et mind nähakse ja hinnatakse sellena, kes ma olen ja sellepärast mul ei ole kõhus ärevuse tunnet. Nii et mis tunne on mitte tunda liblikaid, on väga-väga-väga hea tunne. Ja kõik erinev, minu meelest on väga erinev noore ja rumalana. Mitte, et ma oleks noorena tegelikult rumal olnud. Me just sõbrannaga rääkisime sellest, et me tegime küll natuke totraid asju nagu teismelised ikka, aga me olime selle juures ikkagi üsna nagu arukad inimesed. Ja ma arvan, et enamus noored inimesed on arukad inimesed. Nii et noor ja rumal, ma ei tea, kas ma tahan öelda, aga noor ja kogenematu ja võib-olla enda minaga mitte nii hästi nagu ühenduses. Ja selles eas armumine ja vanas eas armumine on täiesti erinevad asjad. Ja mulle meeldib see variant rohkem. Et ei ole mänge, ei ole teesklust, ei ole seda õudset soovi olla aktsepteeritud, vaid pigem on küsimus siis, et kas sa mulle sobid, kas ma sinu endale valin. Mitte võib-olla see, et sa näed kedagi, tutvud kellegagi ja siis kuidagi näed temas kõiki neid omadusi, mida seal tegelikult ei ole ja üritad ise talle meeldida. See on kuidagi vastupidi. Ja selle asemel, et oleks selline metsik pead pööritav armumine, siis on pigem vastupidi, et see on olnud selline tagasihoidlik, aeglane, rahulik ja nagu kasvanud stabiilselt millekski nagu veel paremaks. Ma ei oska seda kirjeldada, aga liblikaid ma ei tunne ja mul on sellele nii hea meel. Instagrami laekus ka küsimus, mida ma arvan Narva tankist. Ja ma arvan Narva tankist, et minu meelest on see üsna lihtne. Mul on täitsa ükskõik, kelle tank see on. Ma täiesti ükskõik, miks see tank kellegi jaoks oluline on. Tank on taparelv ja mingisugust tanki monumendina kummardada on lihtsalt fucked up. Minu meelest on see hästi lihtne. Ja ma arvan, et 2022. aastal, kus tankid tapavad inimesi, jätkuvalt siis on seda, mida tankid teevad, lihtsalt tankid tegemas tankide asju, ei ole kuskilt otsast mõeldav, et me selliseid asju avalikult eksponeerime ja neid endale sentimentaalselt oluliseks peame. Nii et ei, kõik tankid palun teisaldada kuhu iganes. Aitäh. Millise firma koostöö üle oled kõige uhkem? Ma valin oma koostööd selle järgi, millised ettevõtted mulle on sümpaatsed, see, kuidas neid juhitakse, see, mida nad toodavad, see, mis teenust nad pakuvad, nende nutikad lahendused, nende ägedad juhid. Ma olen lihtsalt uhke nende ettevõtete üle, kellega ma koostööd teen, eriti kui ma veel tean, kes on nagu ettevõtte taga, või siis näiteks agentuurid, kellega ma koostööd teen, kus on tõsiselt ägedad, loovad inimesed. Ma olen nende kõigi üle täiega uhke. Koostööpartnerid, kellega mul on pikaajaline koostöö, ka rahaline koostöö, kes on suured ja ägedad ja nimekad brändid ja mida ma ise olen alati täiega armastanud ja mille tooteid kasutades mul on ikka veel siuke, see on nii lahe asi, tunne, mis ei lähe nagu kunagi ära, näiteks nagu Fiskars. Selle üle ma olen muidugi väga uhke. Ja siis mul on väikesed koostööpartnerid, kes võib-olla on sellised väikeärid, kus näiteks ei ole tegemist rahalise koostööga, vaid ma tahan neid toetada sellepärast, nagu oma platvormi neile anda, sellepärast, et nad on nii ägedad, näiteks nagu Membo, mis minu meelest on see viis, kuidas maailm peaks töötama, see, mida Membo teeb, et kaup tuleb tellimuse peale kohale ja ei ole seda üleküllust ja see kogu see viljakastide teema, minu meelest see on nii lahe ja ma loodan, et nad kasvavad hästi suureks ja et nad saavad hästi rikkaks tehes seda kõige õigemat asja. Nii et kes ei ole endale Membo viljakaste varem tellinud, see on nüüd siis see nagu ei ole vist reklaam, sellepärast keegi pole mul seda reklaami tellinud ja keegi pole mulle kunagi Membo reklaamist maksnud. Aga täiega kihvt viis oma toidulauda mitmekesistada, kes ei ole vilja, need ei ole üldse nagu võiks tunduda, et mingi öko maheviljakastid, et umbes et mingi mega kallis, ei ole, seal on vahepeal mahlaapelsinid on umbes enam tasuta jagatakse ära, mis tegelikult jumala head apelsinid, ma ei ole päris kindel, miks need mahlaapelsid peavad olema, aga ühesõnaga, Membo on ülilahe. Et kokkuvõtlikult ma olen täiega uhke kõigi koostööd üle, mille ma vastu võtan, sellepärast, et ma võtan vastu ainult neid koostööd, kuna see ei ole minu leib, see influencerlus,
minu põhifookus, siis see on pigem lihtsalt selline jah, see on äge asi, vot seda ma tahan teha küll. Et Electrolux on see ka selline bränd, mille koostöö üle ma olen olnud väga-väga uhke ja mille eest ma olen olnud väga tänulik, sest ma nagu iga päev kasutan neid masinaid ja need on nii head. Ja siis nagu teadmine, et ma kõik need asjad, millega ma olen kunagi koostööd teinud, ma ei ole ühtegi neist nagu kahetsenud, sest ma tegelikult nii kaua, ma kasutan kõiki neid asju. Ja ma nagu mõtlen läbi enne, kui ma vastu võtan, et need asjad oleksid minu elus oma kohal ja vajalikud. Et ma olen kõigi nende üle väga uhke. Ja mul väga hea meel, et ma olen väga privilegeeritud, et ma saan seda teha. Seda kõike teha. Nii et ja uhke, lihtsalt all around uhke. Üks mu lemmikküsimusi, mis tuli, kui sa peaksid ise kehastama Lottemaal mingit tegelast, siis keda? Ja ma pean nagu alustuseks ütlema, et mul on nii räige nagu töökoha envi Lottemaa kogu selle kamba vastu. Nagu, kui ma oleks olnud, kui ma veel noor olin, veeta suved sellise loova, ägeda seltskonnaga, nagu teha muusikat, teha laulu, mängida, esineda. Ma võtan ette, neil on õhtuti päris head peod ka. See tundub lihtsalt nagu elu, nagu et neil on mingisugused sõpruskonnad, sõprused terveks eluks lihtsalt mingisugusest sellisest maagilisest asjast. Ma olen nii kade. Ja kui ma saaks seal töötada ja kedagi kehastada, siis ma tahaksin kehastada natuke kõiki. Ma näiteks selles mõttes, et hit me up, pipu. Ma teen une ajal ülivinget Onu Klausi lastele, kuigi Onu Klausiks ma vist ei sobiks. Aga ma võin selles mõttes, et ma võin nagu, ma olen kõigeks valmis, ma võin võtta kõik vastu. Et ma võin olla Helmi, ma võin olla Julia, ma võin olla doktor Aveks, nähes millised doktor Aved on Lottemaal, siis sinna ma ei ole kindel, mis ma küündin. Aga ma võtan kõik vastu, ma võin Väints ka olla, et mida iganes, hit me up, ma tulen. See on lihtsalt nii äge koht, kes ei ole veel jõudnud see suvi sinna, siis natuke on veel aega ja see on magic, nii et minge. Kui noor uus armastus on, ta ei ole väga noor, ta on minust vanem, ta saab 34, nii et ta on minust ea mitu aastat vanem, tegelikult ainult 3 aastat vanem, 2 aastat vanem, 3 aastat vanem, 2,5. Mis oli NAC Beauty launchi puhul kõige hirmsam ja mis kõige ägedam? Kõige hirmsam on panna nii suur töö ja nii suur kapital millegi alla, mis on täitsa uus ja mis on selles mõttes, et täiesti nagu uus haru kuidagi. Ja nagu võtta see vastutus selle eest, see on nagu kõige hirmsam, et mis siis kui on ju. Ja kõige parem ja kõige ägedam on see, et me ise oleme nii sillas sellest tootest, nendest toodetest, et ja tagasiside tuleb, iga päev tuleb nii head ülevoolavat tagasisidet ja ma ikkagi nagu iga päev hoian natuke hinge kinni, kui keegi jälle iga kord, kui keegi kirjutab, et proovisin siis ära ja olin väga skeptiline, siis ma lähen täiega ärevaks iga jumala kord ikka veel, ma hoian hinge kinni ja ma olen mingi oo ei. Ja siis tuleb see review, et appi, et nii hea ja ma tõesti uskund, aga vau, töötabki ja nii mugav ja eriti kui inimesed kirjutavad, et ma olen nüüd pool aastat või aasta aega kasutanud tükk šampooni ja mis iganes, see on nagu tõeline ekstaas. Ja muidugi on inimesi, kellele ei sobi või kelle jaoks seda ei ole ikkagi nii mugav kasutada, aga mul on nii hea meel, et me saame olla natukene rohkem võib-olla enesekindlad oma toote suhtes, sest me saame nii palju vahetut tagasisidet, mis on nii positiivne ja see on kõige ägedam. Nagu ma video alguses näitasin, siis meil on balsamid, tulid just juurde. Need on Kukupesapoes müügil ja ma tõesti soovitan neid proovida neil, kellel on juukseotste kuivuse ja pusadega probleeme. Et mina neid iga päev kasutada pigem ei taha, sest mul ei ole seda lisaniisutust niivõrd vaja, aga kui mul on, ma ei tea, ma olen käinud basseinis ujumas või ma olen, ma ei tea, palju mingi perioodi jooksul sirgendanud või lokitanud, et siis ma nagu lisaniisutuseks vahel kasutan, nad on väga intensiivselt niisutavad, aga ei jäta juukseid nagu raskeks. Üle ei tasu pingutada, aga
lõhnavad suurepäraselt ja need on kõige paremad tükkpalsamid, mida mina isiklikult olen kunagi käes hoidnud ja kasutanud. Nii et kindlasti soovitan proovida, kellel on sellise kahususe ja kuivusega probleeme ja šampooni niisutusest üksi ei piisa. Ja näkk on minu kireprojekt. Kukupesa muidugi ka, aga Kukupesa on juba nagu tubli ja iseseisev ja muidugi me arendame kogu aeg ta tootevalikut ja kui me ei eksi, siis täna pandi teele jälle üks hästi lahe laaruud kaupa ja me mõlemal rindel, aga näkk on kuidagi mulle nii südamelähedane. Ja mul on talle nii lahedad plaanid ja ma täiega loodan, et mul on võimalus seda sõitu kaasa teha nii pikalt kui võimalik ja teha ära kõik need asjad, mis mul peas on, sest ma tõesti usun, et see on õige asi, et see on hea asi ja see on täiega minu kireprojekt praegu. Aitäh teile, et te vaatasite seda videot. Ma tean, et ma olen YouTube'ist olnud pigem nagu kuuvarjutus. Ma kuidagi otsin oma kohta alles. Kuidagi ikka kui pikalt seda ei tee, siis tekib ikka selline tunne, et kas nad üldse vaatavad ja kas on mõtet. Ja te teate küll, ma olen teile seda juttu nii palju rääkinud ja kogu selle peredünaamika ja elu muutuste ja kõigega ma väga paljudes asjades oma elus otsin alles oma kohta. Ja ma kuidagi tunnen, et mulle nii meeldib nüüd, kui ma olen neid videoid monteerinud, mul on Rajuhundi video peaaegu valmis. Mulle nii meeldib YouTube'i formaat ja mul on nii hea meel, et te vaatate ja ma tahaks ikkagi nagu selle rõõmu nagu oma ellu tagasi tuua, sest see mulle tõesti väga-väga meeldib. Nii et kui sulle ka meeldib, siis võid mulle jätta kommentaari või panna like'i ja ma loodan, et me kohtume siin edaspidi sagedamini. Ja kui te olete neid vlooge nii kaua vaadanud ja te teate, mis teile nendes vloogides meeldib või mis teid inspireerib või mis teile rõõmu pakub, mul on väga hea meel, kui sa kirjutad siia alla kommentaari ja annad mulle teada, mis need asjad on, mida sina näha tahad kõige rohkem. Ja siis teeme ära. Okei, ma loodan, et sul on imeilus päeva jätk ja et me kohtume siin varsti jälle. Tšau!